Tšau, hea discgolfi-sõber! Tere tulemast vaatama Latitude 64 Jõulumäe Open 2025 by Disc Golf Academy. Mina Markus Saarepuu ja minuga Mikk Mõts. Tere, tere! Ja vaatame, kes meil need tänased liiderkaardi mängijad siis on. Nagu kord ja kohus Eesti võistlustel ja ka välismaa võistlustel ilmselt Mauri Villmann, reitingus 1040 ja skooriks -11. Teisena siis hoopis üks lõunamaalane vend, Rainer Spalodis, et PDK reiting 1013 ja on hetkel teise koht. Ja kolmandana -6 skooriga Mats-Erik Tõhk, reiting ilusimmargune 1000. Ja siis nüüd tuleb järgmisena Kaspar Kukk, reiting 993 ja hetkel koondskoor -5. Rahvusvaheline pool. Ja viimasena siis liiderpoolis Karla Vahar, skooriga -5 ja reitinguks 931. Tundub, et siin midagi sajab. Vaatame, kuidas see hakkab siis meil mängu muutma. Ja. Esimene rada on siis nagu ikka Jõulumäe vana hea 90 meetrit, par 3 ja mängib siis sinna paremale nõlva otsa ülesse. Et suuremad eeskäemehed suudavad ilmselt sinna eeskäega sinna mäeosta üles visata, aga tagantkäe üleminev on ka väga efektiivne mäng. Õnneks siin on suht hea Fore poiss esimesena viskamas, et Ketas lendab teha vist natuke lühikeseks ja paremale on ju sinna selle väikse mingisuguse nõlva peale. Ja siin viske puhul on kõrgus hästi oluline, aga Mauri nüüd võib-olla isegi kõrgusega natuke liialdas, et sellepärast see visega natuke lühikeseks ilmselt jäi. Ja vaatame, mida teeb Rainers. Siin rajal tihtipeale ka kipuvad need kettad rollima, nii et loodame, et mingid puud jäävad kohe pilet. Jaa, et õnn on meie puuliga, aga no siit sai kohe esimese, aga see õnneks ei rollinud ja jäi sinna samma kohale. Ja, aga see võtab kohe põhimõtteliselt birdie võimaluse mängust välja, et pead layup parriga leppima. Samas Raineris oli suht pikk jumput. Seda küll, jah. Võib midagi juhtuda. Jah, kuigi ka see esimene green on hästi ohtlik, et kui sa sealt alt runnidesse rauda tabad, siis võib see ka kehvasti lõppeda. Aga nüüd Mats näitab jah, tagantkäeliini. Jaa, et tagantkäega on ja võt see eksimus on natukene rohkem karistav kui eestkäega ja seal peab hästi palju kõrgust andma ja usaldama päriselt seda, et Ketas lähebki nagu lõpuni põhimõtteliselt paremale väga tagasi ei tule. Ja nüüd noor talent isiklikult. Ilus tagant käsi teele, ideaalselt üle. Ja sai mingisugune, selle keskmise puu, et see keskmine puu võtab ikka väga palju selle asju kinni tegelikult. Jah, too puu tavaliselt karistab need nagu reaalselt head visked ära, et tegelikult see ideaalliin täpselt selle puu eest läbi läheb, et ilmselt kui Kaspari Ketas puud poleks tabanud, oleks ta seal ringi ääres maandunud, aga ühel mehel natuke võib-olla parem visata vasaku käega siin, et saab jõudu rohkem genereerida ilusti sinna mingisuguse plate juurde, sealt on päris koomiline ise. Saame näha, kui hästi Karla venib ilmselt, et siin tuleb akrobaatika appi võtta. Aga ja need lähenemised ka tegelikult siin, see, mida Mats hetkel tegi siukse mängleva kerglusega, et tegelikult võib päris hästi öelda talle, et see väga ilus lähenemine. Ja see ongi täiesti siuke klassikaline lay-upi play, et Rainers näeb üsna siuke näljane välja. Rainers tegelikult neid pikkasid putte rannib ka päris tihti, et ma arvan, et siin me ka ainult lay-upiga ei piirdu. Mina ei ole küll ühtegi lay-upi näinud tema poolt. Ilmselt mitte, et tihtipeale need korvi põhjas maanduvad. Aga nüüd natukene siin võib-olla isegi läks lay-upima. Pigem läks. Võimalik, aga sellisel juhul oli see pigem päris kehva lay-up, sest et see puu ikkagi on väga ohtlik seal greenil. Karla läks ka proovima ilmselt seda vist. Karla on nüüd tegelikult väga ebameeldiv, et ütleme, drive'id oli tal küll mugav, aga ma arvan, putid oli väga ebamugav sealt, et Ketas feidib nagu põhimõtteliselt sinna kuristiku poole. Ja nüüd võimalik otse kasarmust väike putt sisse kukutada. Õige hea, tegelikult ilmselt enamus teavad, aga Mauri ju siia võistlusele otse kaitseväe teenistusest saabus, nii et sellised eksimused tulevad isegi Mauril ette. Mina pole näinud, et Mauril veel nagu õnni naerataks. No aga vaatame, comeback on võimalik ära panna. Siit seda parri jälle veel lugedes. Jah. Need tuli värskelt USAst ja pidi minema otse riiki teenima. Ja kas läheb? Hea proov. Ütleme nii, et natuke siuke ebaõnnelik
aga ikka juhtub. jah, et noh, tegelikult natuke jah, et läks küll julgelt proovima, aga jah, sai sealt karistatud, et see roll alla ja et Raineris oli kah mingisugune 4 meetri võtt äkki või? Jah, võib-olla isegi natuke rohkem, aga saab sellega ilusti hakkama ja teised siin ka oma lay-up'id vormistavad. Mingid väikest krõbinat on kuulda, et ikkagi vist seal midagi tuleb taevast alla ka. Jaa, paistab nii. Üsna üllatavalt ikkagi siis praegu Mauri ainsa paugiga. Ja nüüd siis teine rada on Jõulumäel tavateine, et läheb sinna paremale poole par 4, kui seal hetkel on näha siit Kamando väikest seda valget silti, et põhimõtteliselt tahad esimesega jõuda alla, mitte nüüd liialt paremale, vaid just natuke nagu otse pushida ja siis lõpus feidida paremale, et see, mida Raineris tegi, see polnud ka muidugi päris ideaalne, aga see on parem, kui olla seal nagu vasaku, nii-öelda early paremal või mis siin on Või kindlasti siin rajal see avadrive kas siis otse pikaks või isegi natuke vasakule visata on oluliselt parem kui paremale, et paremal on väga tihe see mets. Et kui visata pikaks, siis teinekord võivad sealt päris head liinid avaneda. Ja see puu tegelikult ei aitanud matsi üldse. Ei. See on noh, jällegi täpselt selline asi, et tal oli väga ilus vise ja natukene jäi seal, minu meelest sai mingi ripsaka ka, mis võttis seda nii-öelda üleminemist veits veel maha. Et aga nüüd vaatame, mida on noorsant Kaspar teeb, see tundub väga hea vise olevat. Kaspar on fore nagu väga hästi ikka käima saanud endal tegelikult. Ta on fore dominant mängija. Ja suurepärane drive, et siit ilusti puude vahelt väikse skipiga läbi ka veel, et põhimõtteliselt siit väga palju paremat ei oskagi soovida. Jah, või noh, võib-olla kohe oskame, kui Karla äkki viskab. Vaatame, mis siin teised mehed pakuvad, aga tundub täpselt selline, et kas ta sai piisava flipi, et edasi minna ei saanud, on ju. See vist üsna sama puu nagu Mats, aga ja vaatame, kus Mauri suudab midagi Mauril vist ka üsna kange ketas tegelikult käes, et vaatame, kas ta läheb ka flexiga mängima või surub ta sinna flatte. Hoopis Haiseriga. Haiseriga, kas see on vara? Või ei ole? Hoopis ideaalselt hoopis. Ma arvasin, et see on tal see pänik, aga tundub, et äkki oli siis mingisugune, kas see on sisse mängitud nüüd või mingisugune lahjem poiss. Mida Rainers tegema läheb? Tundub, et Birdit mängima vist, aga see on suht kommiline asi, mida proovida, selles suhtes, et ma olen ise seda näinud, aga veel ei ole kellelgi õnnestunud äkki nüüd. Ossana. No. Valge ketas valgesse taevasse, päris hea vaadata. Okei. Jah. Siin ei olegi midagi väga palju öelda, et vaatame, mis ta sealt putiga teeb. Jah, ma ütleks niimoodi, et videopildis tegelikult võib-olla ei annagi nii hästi edasi, et missuguse viske tegelikult Rainers tegi, et täiesti out of position ja ütleme nii, et ma pakuks 80% mängijatest läheb sealt lihtsalt lay-up'iga mängima seda 4, aga saab ringiga visatud. See jah, väga hea vise oli see. Ja Karla läheb tegema eestkäega midagi sarnast, aga saab seal oksa ja kukub lihtsalt tee peale. Tegelikult ei olnud ka halb vise. Jah, Karlal ka eestkäes päris palju jõudu on, et aga nüüd Kaspar, et näeme tegelikult, kui ideaalne see drive oli, et tal on täiesti vaba vaade ja lihtsalt üks eestkäe Haiser sinna paku pihta sokutada, et vaatame, kuidas õnnestub. Jah, siin peab ka nendest puudest mööda saama ilusti. Et need on need samad puud, mis tegelikult kaitsevad väga hästi seda korvi ümbrust ja seda nii-öelda greeni, et tõsiselt hästi on see nagu rajadisain seal läbi mõeldud, et ei oleks nagu liiga lihtne ka, et viskad ühe eestkä, teise eestkä, vaid sa peadki mõtlema, et kus sul see ketas päriselt läheb. Ja, et ei ole sul ikkagi täiesti lage selles mõttes, aga nüüd Mauri tegelikult üsna targalt mängib seda lähenemist üsna laialt, et kuna green on üsna siuke skipi, siis sealt võib seda skipi loota ja vasak pool on selles mõttes avatum ka, et kitsaks ei taha mingil juhul jätta. Ja mis mulle Mauri ja Matsi visete puhul meeldivad, need on madalad. Et kui sa tuled kõrgelt sisse ja kõrgelt selle puu saad, siis sealt need reaktsioonid kipuvad võib-olla isegi natuke nagu karmimad olema. Et aga kui madalad viskajad on ikkagi natukene, tundub, et suurem tõenäosus, et sealt ilusti läbi läheb ja lõpuks see
nii-öelda skip, mis sinna korvi poole tuleb, on ka pehmem, et ta ei hüppa sealt minema. Jah, kindlasti. Nüüd ongi kindlasti Kasparil natuke võib-olla meelmõru, et tegelikult suurepärane avadraive ja niisugune kesine lähenemine, aga siin on võimalik hea putiga heastada. Jääb kahjuks madalaks, aga... Jah, õnneks ei läinud väga kaugele, et saab sealt ilmselt paariga edasi minna. Praegu on... Rainer see pördiputt. Jah, nii on. Saaks nüüd selle sisse ka, oleks veel eriti vahva. Aga ma tahtsin korra mainida, et see green on tavaliselt hästi tuuline ja kui siin on seda tuult liigub, siis see green on kõige hirmsamaid, et see korv on üsna kõrgele viidud ja tegelikult korvi ümber on niisugused languseid ka, et praegu tundub, et on õnneks rahuliku ilmaga õnnistatud. Ja ei olnud kaugel Rainer sama väga eepilisest pördist. Natukene jääb puudu siiski. Kaspar korraks vaatas, et kas tuleb tõesti tagasi välja, aga ei, õnneks ei sisse. Ja Mauril lihtne pördi. Ja teeb oma esimese raja pahanduse, te peaks kohe. Ja vist ka ainus pördi, eks? Just. Et avadraivid lubasid rohkemat, aga vähemalt üks roheline on kirjas. Matsil ka veel parri sisse tõsta ja liigumegi kolmandale. Ja nüüd kolmas rada ongi esimene nii-öelda muudetud rada, et 192 meetrit par 4. Et siin täitsa huvitav oleks vaadata, et ilmselt esimene vise on suhteliselt sarnane. Ja, et lihtsalt korv on seal nii-öelda selle, kust muidu mindi siis üle järgmisele rajale selle nii-öelda künka otsas. Ja see vise Maurilt oli suurepärane. Jah, täiesti ideaalne, et täpselt fairway keskel ja ma ei kujuta ette, kui siin nüüd par 4 on, et siis vist nii-öelda iiglitsit ei mängi. Aga ütleme nii, et tavarajal see par 5 on niisugune, kus ikkagi paljud lähevad ka iiglit ründama. Et selles mõttes see on äkki isegi raskem kui tavaline. Jah, selles suhtes sul on õigus, et ma ütleks ka, et see võib-olla isegi on tõesti raskem. Aga siit Rainersilt ka tegelikult ju... Isegi veel pikem vise on... Pikem vise, natukene küll off the fairway, aga ega see ei tee seda viset halvemaks, et kaks väga head viset on ette tehtud, et teistel on vaja nüüd järele kuidagi tekitada seda. Ja, siin tegelikult see distants isegi nagu nii palju rolli ei mängi, et peaasi, et vahet ei ole, kas sa seal 130 või 110 juures fairway peal, et peaasi, et sa seal keskel liiva peal oled ja siis on nagu kõik võimalused olemas, et seal paremal ja vasakul pool on tegelikult üsnagi tihe, et sealt ei pruugi üldse neid vaateid avaneda, aga... Matsil siin mängis päris mitme puuga, aga samamoodi tegelikult jõudis ilusti ikkagi sweet spot, ütleks. No, väga hea drive, ja praegu 3 esimest on küll suurepärased sooritused olnud. Just. Ja vaatame, mida Kaspar siin välja võlub. Natukene vist libisest käest liiga vara ära ja saab veel õnnetu kiki sinna vasakule ka, et see ei ole nüüd kõige magusam koht. See vasakpool on, seal on hästi palju sellised madalaid puid ka veel ja kindlasti lihtne sealt ei saa olema, aga par 4, nii et on võimalik veel parri päästa kindlasti. Osa huvitav reaktsioon sealt puukilest. Päris hea eest käsi tegelikult. Jah, Karlal distantsi ja jõudu on mõlemas käes, nii et sellest puudu ei tule. Paremas vasakuse? Ma ei olegi näinud Karlat paremaga viskamas, aga tegelikult oleks ju nii-öelda oskuste arsenali päris hea nagu lisandus, et mängid 4 viset. Jah. Või siis 2 fore. Jah, see on ka variant. Ja see... Võiks ronida välja siia. Jah, roni sealt välja. Jäi ikkagi kuskil sinna puud vahel on, jah. Aga siiani, see roheline on korv selle. Jah, just. Ja ütleme nii, et see kindlasti muudab seda fairway'l olemist veel väärtuslikumaks, et siin praegu näeme ka, et väga palju pisikesi käppe on. Ja tegelikult see distants ei ole siin nii oluline, et sinna mäe otsa jõuab ilmselt suhteliselt igaüks fairway pealt visata. Päris hästi tabatud tunnel, et oli siuke täpselt hea tunnel talle ja viskas ilusti sisse, ketas sinna korvi juurde ka maandus. Väga äge korvi asukoht tegelikult, et green on ka jälle siuke põnev, et mõlemal pool korvi on langused ja ei ole kindlasti see puti mäng seal ka kõige lihtsamad.
jah, et kui siin tahta näiteks nüüd nii-öelda tiiala poolt runnida, siis see kukkumine on seal päris kiire. ja seal on ka ainuke asi, mis seal nagu natuke seda hoiab, on see liiv, et ta ei lase Jaa. võib-olla nii hullult rollima. ja noh, kui just nagu täitsa nii-öelda ässa ei pane ja ta sealt nii-öelda mööda ei hõlju, Seda küll, jah. siis küll jah. Rainer on nüüd ikkagi väga, väga pika ava drive'i teinud, et päris siia mäenõlvale üles juba peaaegu välja jõudnud. Aga Mauri ei ole visanud. jah, seda küll. Usso, natuke oleksin kohe saanud siukse highlighti, et jah. Ja nüüd Kaspar kuusest. tundub jah, siia kuusepuu alla. Läks võib-olla sinna kingitusi juba varakult otsima, aga praegu leidis kahjuks valet puud ülesse. Äkki oli paha laps lihtsalt. Ei usu. Mine tea. Aga tegelikult jõuab ka putile selles suhtes, et võimalus parvesta on ikkagi olemas. Jaa, et olenebki nüüd, kas tahta minna sealt runnima või mitte, aga no Mauri drive on küll, ütleme nii, et täiesti nii-öelda esmaklassiline, et kui nüüd siit saaks selle lähenemise ka veel korvi alla sokutatud, siis ja põhimõtteliselt enam-vähem saab, et jah, no ringis kindlasti. jah. Iseenesest paremakäelisel on siit nagu mugavam runnida, aga kindlasti lihtsalt midagi ei ole. On siin vist mõned rullsuusatajad ka natukene Kasparit häirimas. jah, päris julgelt läks proovima, selles suhtes austus. Ja Rainer nüüd otsis oma ketast sealt ikka väga kaugelt, et tegelikult jäi tal ka ju enam-vähem see ikkagi ringi. Et saab väikse hea üllatuse. Matsil pördiput. No, oi, kahju. ei jäänud palju puudu. Väike kordus. Väikse alarõua ripsaka saab, jah. Sentimeetrite küsimus. Ja siit Karla ei hakka mingeid riske praegu võtma ja no arusaadav tegelikult. Et kolmas rada alles ei ole mõtet hakata siin väga palju midagi uljeid liigutusi tegema. Ja Kaspar nüüd ikkagi täitsa arvestatav putt veel jäänud. Ja kahjuks sellega eksib. Rainer sputib nüüd, mis see mingi 6 pealt? Ja isegi täitsa päris lähedale, Jaa. et nagu sa ütlesid, siis see liiv ikkagi hoiab neid kettaid seal hästi kinni. Ja kotis. Väga hea pördi. Ja kindlasti ja nüüd on siis jäänud veel Mauril pördiputt, et saada pärast sellist esimese raja pisikest pahandust kohe käima. Tundub, et vihmasadu on ka natuke tugevamaks läinud. Jah, et kindlasti midagi ta mõjutab, aga seda putti ma ei usu, et see mõjutab. Aga siiski Natukene. väga üllatav jah, viga, et see ei ole üldse nagu Mauri moodi. Et eks oli natukene nii-öelda stance ebameeldiv, aga võis muidugi vihm ka natuke segada. Ilmselt natukene ta märjana seal käes oli, jah. Jah, aga hullu pole, et ring on pikk ja juhtub kõigil. Absoluutselt. Ja nüüd ongi siis väike matk sinna mäe tippu. Ja kui sa oled discgolfi armastav noor, siis sinu jaoks on loodud grupitreeningud Tartus. Mida me seal teeme? Vaatame tehnikaid, mängime ägedaid mänge. Sul on hästi ägedad sõbrad on seal. Ja mida me veel teeme, on see, et me alati hoolitseme selle eest, et lastel oleks päriselt füüsiliselt aktiivne trenn. Et kui sind huvitab, siis uuri Facebookist diskikoolist või kirjuta mulle või Mikule. Nii, ja 4. rada on siis tippude tipp. Tegu par 3-ga 117 meetrit, et ka see rada on siis originaalrajast muudetud. Täpselt hetkel ei oskagi korvi asukohta kohe siin pakkuda, aga loodame, et äkki Rainers kohe meile demonstreerib, kus see korv asub. Vise tundub üsna sarnane nagu ka tava par 4 layout'il. Jääbki siia vasakule. Et tegelikult tavarajal suht tihti need drive'id kipuvad seal ka maanduma. Jah, see on selles suhtes ta ongi enam-vähem seal nii-öelda sweet spoti kõrval vasakul lihtsalt, et mingisuguse
väikse skipiga sealt maast võiks leida ketast teekorvi lähedale. Mauri siin ka üritab käe veel kuivaks saada ja drive'i teele panna. Kus see ketas on? Aha, seal samas. Päris okeilt tuleb, jah. Aga tundub, et korv on ikkagi päris nii-öelda terava nurgaga seal selle nii-öelda, ma ei tea, bussitasku või mis selle kohta võiks öelda, et peab skipiga sinna sisse maanduma, et mulle tundub, et päris nii-öelda airshotiga on sinna keeruline päris korvi alla saada. Jah, ilmselt küll, et jällegi tegelikult hea küsimus on see, et mis sina arvad, kas see rada on nüüd lihtsam või keerulisem? No arvestades, et nüüd on tegu par 3-ga, siis ma ikka arvan, et ta on raskem. Aga samas on see jällegi, et sa viskad ju esimese avaviske viskad põhimõtteliselt tegelikult võrreldes vana par 4-ga, Mats tegi ülihea viske. Viskad ju võrreldes vana viskega, tegelikult sa viskad ju metsa sisse, mis tegelikult ei oleks hea vise, vaata. Et võib-olla ongi see, et nagu veits kitsamalt viskad ja jõuad korvile lähemale, et võib-olla see teeb just äkki lihtsamaks seda rada. Jah, aga ma arvan, et par 4-l nagu nii-öelda need vead andestatakse rohkem, et praegu siin on see, et iga väike eksimus on põhimõtteliselt kohe vist leiab par, mulle tundub. Aga ega ta midagi nii-öelda meeletult üle jõu käivat ilmselt ka ei ole. Et Mats päris hästi näitas, kuidas seda rada tii pealt mängida. Vaatame, kas Kaspar suudab ka sarnase kaare siit teha. Vaatame, kas see tundus käest ära päris ilusti, hea. Aga natukene jah, jääb jälle kuskile puu taha kinni. Jah. Ja nüüd ongi siin jälle siuke suure tõenäosusega lihtsalt jumput layup tulemas. Ja et siit ja kahjuks vist midagi Puffi silti. Puffi silti. Et siit jah, see on ikkagi päris pikk maa, mingi 30 meetrit korvini. Jah, midagi siukest jah. Aga Kasparil on meeletult pikk jumput, on küll, jah. Et ta võib rünnata neid igalt poolt. Aga päris äge, need lipud täitsa sobivad sinna metsa taustale, teeb siukse greenile nagu annab juurde. Hubase greeni teeb sinna. Nii, Rainers ka nüüd siukse ringi ääre puti endale leidnud ja vaatame, kas saab ka omal selle puti asja nüüd tööle. Jah, siis ta eks hetkel liidrist ühe viskega maha. Ja sai väga ilusti. Ja Rainers on selles osas, ta on tuntud oma puttide poole ja vaata siin ka mingi läbi mitmete väikeste puude on ja ta on tuntud selle poolest, et ta putib väga-väga hästi. Aga ta on tuntud ka selle poolest, et ta mingit emotsiooni näitada vast, kui ta on tere paneb. Jaa, ei ole tema käest vist ei naeratust ega pisaraid saanud, et ütled, et maailma kõige ilusam putt oli ja siis ta ütleb lihtsalt thank you. Jah. Et nagu, äge kutt tegelikult. Baltikumi rahvas. Jah, ja Maurilt veel üks siuke natukene ootamatu, eeldamatu eksimus. Et aga eks see on see, et kuna ta mängib tegelikult nii hästi, siis see seab ootused seab üles, aga tegelikult ongi see, et ilma on hetkel kehv ja võib-olla ongi seal kaitseväes ka natuke rohkem tegevist, et siis on täiesti loogiline, kui inimene eksibki rohkem kui ühe puti. Ja kasarmuvoodidele ka nii mugavad kui kodus ja toit võib-olla ei ole ka nii hea, aga ei, seda ei tea. Ma arvan, et toit on suht hea. Jah, me tea ühesõnaga seda. Aga näed, juhtub kahjuks kõigil, et jah, ei ole keegi selles üksi. Et natuke õnnetu paugi ja Mauril natuke õnnetu par, aga Matilt väga hea pördi ja Rainersilt suurepärane pördi. Jah, aga vihmaga võivad siuksed vead väga kergesti ette tulla, et nüüd on siis tagasi tavastretšil, et rada 5 par 322 meetrit. Vaja on seda põhilist käppi tabada, mis seal otse ees on ja ketas peab lõpuks lihtsalt hajuma vasakule ja võib-olla natukene skipama ka. Et see rada on jah, täpselt selline, et ära lihtsalt kitsaks jäta, et et ära palun jäta kitsaks, muidu ilmselt lõpeb suht õnnetult see asi, et Rainersil hetkel läks isegi võrdlemisi hästi, ma ütleks, et see sinna veel sügavamale ei löönud. Aga et seal vasakul ei üldse hea olla, et pigem eksi paremale kas või sellest suurest puust paremat mööda, sealt isegi tegelikult võib pördi saada. Aga lihtsalt mitte vasakule vara. Jaa, aga ka väga tihti tuleb ette ikkagi see kitsaks eksimine siin, et ei ole nagu selles osas mingi väga lihtne käpp, et ikkagi päris pikalt peab see ketas siin tunnelis olema.
siin on veel, on ilmselt faktorid ongi see, et on veel vihma sajab, on ju, siis on võib-olla veits jahedam, et need kõik mõjutavad seda reliisi ja seda kettatunnetust ja nii edasi, et ega see ei ole nagu, ei ole naljaasi siin ideaalset tavaviset visata. Ohoo, väike musi. Mauri kohe tänas ilusti ja tegelikult lõpetaski seal mingi 4 meetri peal või 5 peal. jah, et Mauri tabas päris hästi ja ütleme niimoodi, et natukene puuarmastus tuli vastu ka, et vahepeal veab ja vahepeal ei vea, et võib-olla teistel oleks sinna metsa sisse kikkinud, aga Mauril ilusti korvi alla. jah, aga samas Mauri sai esimesel rajal niisuguse rollaway'ni. No ongi, et see teeb asjad nagu tasa. Ja nüüd, nagu ma ennesin ütlesin, et tegelikult on võimalik sealt sellelt paremalt poolt ka seda pördit mängida ja hetkel Kaspar ideaalselt näitas, et võibki parkida sealt poolt ka. Ja viimasena Karla siis Forega, see tundub ideaalne. Tundub kõige parem ise. Ta tuleb siit skipiga ilusti auku sisse ja väga ilusti super. Ka ütleme 6-7 meetrit. No see oli kõik õigem ise selles suhtes, et tundus, et nagu, et mitte mingit õnne ei olnud vaja, lihtsalt tabas käppi, hüppas ja korvi lähedal. See skip ei saa nagu kuskil väga kaugele minna, et kui ta õigel ajal maha tuleb, siis seal ei ole mingit varianti ja kõige kehvemal juhul, et ta saab mingi puust mingi õnnetu põrke ja jääb kuskil 10 peale, aga see läks hästi ja nüüd Rainers peab siin demonstreerima oma scramblemise oskuseid, et tegelikult suhteliselt okei käpp on tal siin olemas, vaatame, kuidas eest käega teostab. Juba puuragin käis kahjuks, et vist seekord ei õnnestunud. Ja nüüd Mats on ka siin päris sügavale metsa jõudnud. Siin eriti, mida rohkem vasakule, seda halvem on. Et ei ole midagi väga palju ilustada siin, et äkki on liin ja äkki ei ole liini. Et siin ongi see, et mida rohkem vasakule oled, seda natuke paham on, aga tegelikult mingid käpid seal ikka on. Jah, aga Mats ka tegelikult korvist väga kaugel ei ole, aga peab sellised taevakaared viskama ja praegu väga hästi tehtud ikka. Ja tegelikult ma arvan, et võib-olla jällegi läbi kaamera ei taju, et kui nagu keeruline see vise on, et ta oleks minu eest väljas poolt veel Anhaiseriga kuidagi, et see on väga-väga tehniliselt raske vise ja väga-väga hästi sooritatud. Rainers vist nüüd vaatab siin mingit Haiseri liini. Tessuga. Ei kindlasti oli mingi kiirem asi käes. Mine tea, mis ta endale valis, aga nüüd päris mitu viset saab järjest teha. Ja on jõudnud lõpuks greenile. Et kas siit, ma usun, et Rainers selle ära ka paneb, et ikkagi eelmised putid on läinud suht hästi ja päästab ka selle. Päris hea paugi selles mõttes nagu pääste, et mingisugune 8-9 pealt veel putt ka ära panna. Jah, et see paugi on väga kiire tulema, kui siin tiiala pealt eksida. Natukene seal toksis kettakavast otsaisest ka endale, et pigem ei olnud vist meeldiv. Jah, kindlasti mitte, aga Karla siin väga ilusa pöördi endale scorecardile juurde lisab ja õpiku pöördi. Jah, võiks öelda küll nii. Nüüd siis veel Mauri ja Mats ja Kaspar jäänud. Mauri peaks siit selle puti ära panema, siis ma arvan, et ta saab siukest nagu tunnetust juurde. Jah, Mauril ka võib-olla endal natuke nii-öelda harjumatu. Et, imelik jah, et kettad korvi ja aga see ei... Nüüd on tagasi ja saab ka ilusti pördi kirja ja tegelikult praegu on selles mõttes Mauril vedanud, et ei ole ka teised poisid tagant praegu väga suurt survet avaldanud, et Rainers ka siin paugiga annab tegelikult päris palju ära. Matsid väga hea parr. Ja Kaspar siis hakkab siin meil kohe pördid vormistama. Jah. Ja olemas. Ilusti. Ei olnud probleemi. Nii, ja 6. rada on siis samuti nii-öelda originaal layout. Ehk siis siuke metsatunnel, 99 meetrit pikk ja par 3. Ja paistab, et vist CTP rajaga on tegu, et auhindu siin jagatakse, nii et vaatame äkki saab siit puulist keegi selle auhinna kätte. Mis sa arvad, Mikk, et kui siin on tunnel otse ees olemas on ju, ja visata võiks Forega otse tunnelisse, kas siis peaks mingid liine veel proovima siin rajal, mida tegelikult ei ole olemas?
küsimus on aus, ma ei tea, ma arvan, et viska kuhu tahad. Peaasi, et läbi saad. aga ise oled proovinud siin tagantkäe Heiserliini, et siit samast selle ZTP posti pealt põhimõtteliselt sinna korvi juurde ja iga kord oled pördi võtnud, et mis värk sellega on? Jah, iga kord pördi, et vaata, kui rada on nii lihtne, siis miks mitte neid pördisid võtta. Ja Äkki täna ka keegi näitab seda liini. no, ei näita, võin etteruttavalt öelda, et ei näita. Aga siin hetkel on siis Kasparil tuli päris hästi välja natuke pikaks ja Karlal tegelikult päris hea otsevise samamoodi, et jääb sinna mingi ringi äärde kuskil äkki või? Umbes midagi sellist, jah. Et see käpp on ka ikkagi mugavam ilmselt nii-öelda eestkäega mängida. Et eestkäel on seda ruumi natukene rohkem siin, aga saab tagantkäega ka väga, väga ilusti selle joone joonistatud. Näiteks Matsi mängustiilile see liin kindlasti tegelikult sobib päris hästi. Jah. Siuke tunnelite viskamine ja Heiser flipid on nagu kindlasti siuke Matsi leivanumbrid. No ma usun, et Matsile jah, meeldib siukest, talle meeldib neid slow flippe visata, need on üliägedad visked ka. Ja kus see siit tuleb? Ahaa, mahtus ilusti läbi. Karingi ääres. Ja sealt saame ilmselt vahvat runni näha. Kasparil on päris huvitav koht. Jah, jälle peab siin otsima kohta, kus sa saad, et mugavat midagi ei ole, aga korv paistab ja siik on silme ees. Aga talle ka need ülevalt alla kukkuvad putid tegelikult meeldivad. Jah, need võiks täitsa sobida. Et hetkel muidugi vist viskas lihtsalt alla. Jah, ei olnud siis piisavalt mugav, aga jah. Vaataks, Mats vist putib selle James Conrad Envy'ga. Jah, minu meelest küll. Siis peab olema ketas ja peavad sisse minema need. Jah, ja hetkel jäi natuke puudu. Ja nüüd Rainers, no siit oleks päris vahva näha ühte pikka putti. Jah, see ongi mingisugune 13 meetrit äkki, et neid ringi torukesi on näha ja Oppa ei tee. Lõhkus meie lipu. Vaataks lugu. Õudne. Noh, mis teha, ütleme nii, et ta peab ikkagi vastupanu osutama Eesti poistele siin kuidagi, ka mentaalselt. Ja Mauril ka väike outside jääb. Siuke Hargi stepper. Vaatame, kas selle lahendab ära. Natuke kõrgeks. Jah, ülarauda see eksimus tuli. Ja nüüd Kaspar siis täpinnib oma parri. Eks hetkel potentsiaalne parr frame tulemas. Jah, paistab küll sedamoodi. Ja kiired täpinnid. Ja Raines ka müttab üles mäge. Jah, pane lipp ka püsti nüüd ära. No mingisugune nagu uurimine käib, aga korraks käis, jah. Kas äkki see Eesti lipp tähistab CTP-d äkki? Võib-olla. Ja kui sind huvitavad Disc Golf Expressi tegemised ja sisu tootmine, siis liitu Patreoniga ja toeta. Et Patreonis näed sisu enne kui teised, päris kaua isegi ennem. Osaled ägedatel loosimistel, näiteks ketta, teratreeningut, igasugust asju veel ja oled kursis, mis tuleb järgmiseks enne kui su sõber. Nii et võta ligi. Nii, lipusaaga ei lahendamata, aga võib-olla oligi ZTP märk. Äkki jah, vist oli, jah. Aga nüüd ongi see, et ei tea, mis ZTP või kes sinna lõpuks siis jäi. Ja. Igatahes oleme jõudnud rajal number 7, par 307 meetrit. Sama nagu ikka. Selline algus natuke ülesmäge ja lõpus läheb natuke allamäge. Ja täpselt siin, kuhu Mauri viskas, see korv asub. Ja. Et väga hästi näitas hetkel ära. Ma ei peagi väga palju sellest rajast rohkem rääkima. Jah, siin selle viske puhul ongi Mauri päris hästi näitas, et need ideaalsed visked tulevadki niimoodi, et just eeskäe puhul, et ta maandub sinna mäenõlva peale, skipib üles ja maandub sinna auku, et siis ta jõuab kõige paremini. Kaspar läks Black Ace'i viskama vist. Ei, oota, aga millist korvi me mängime? Me mängime ikka kollast. Aga okay. See oli hea küsimus sellest. Ja ma korra vaatasin, nagu tundus, et läheb nagu natuke võssa ja siis järsku oli ikkagi green'i peal, aga... Jaa.
aga ei, selles suhtes see Kaspari vise oli päris lai oli, et ja nüüd Karlal vastupidi veits kitsas. Aga kui sul on valida, kas sa viskad kitsaks või laiaks, kuhu sa eksiksid tegelikult? sellel rajal? No ei eksiks üldse, aga kui eksiks, siis kuhu eksiks? No ütleme, valik on kehv, et eksimuse vahel, aga sellel rajal kindlasti pigem siis nii-öelda laiaks ehk vasakule, et paremal tulevad need puud nii palju varem vastu ja kui sinna eksida, siis jääb arvestatav distants veel läheneda, et ma pigem viskaks sinna vasakule üle ja siis üritaks kuidagi jump putiga läheneda või siis kui distants nõuab, siis forega ilmselt, et seal on vähemalt natuke avatum. Jah, siin tahaks tervitada Steven Pariisi. Minu meelest oli Steven Pariis, kes viskas sealt selle valge sildi pealt, sealt 2 puu vahelt viskas tagant ja haiseri. Minu meelest oli. Ja oli vist küll, jah, ma olen mingid lugusid kuulnud ja see oli vist isegi hästi õnnestunud. Ja õnnestus küll, jah. Nii, Rainersil on ka ikka tegelikult väga nagu palju jõudu eestkäes, et need pikad rajad tegelikult lahendab väga ilusti eestkäega. Ja siin väike mingisugune oksake võttis, või väike männike võttis kinni, aga ikkagi on ta pikal putil. Ja need putid on kõige ägedamad minu meelest. Saad lihtsalt jooksma lasta ja kukkuda nagu sinna korvi poole, et... Jah, aga kui need peaks mööda minema, siis jääb jälle... Päris pikalt tuleb tagasi. Natuke nõmedam putt, kus pead siis comebacki tegema. Kasparil nüüd võimalus, et üks purakas kotti panna. Päris hea proov. No Kaspar ise ilmselt ütles, et see oli kõige halvem putt elus. Seni, kui nii korvi põhjas ei maandu, siis päris vist rahule ei saa jääda. Aga Rainers ka kindlasti näljaselt seda rannima läheb, nii et vaatame, kuidas siin õnnestub. Oli kohe näha, et see oli kõrge käest, kui lähed siin seda ikkagi otse peale panema niimoodi kõrgemalt madalamale, siis tihti peale need jäävadki kõrgeks ja nüüd ongi see, et kuidas ta või millise reaktsiooni ta sealt saab, on ju. Ja see ülarauas kipp ka lõi päris kaugele selle kätte, et seal on vaja veel tööd teha. Ja Matsi lõi ka natukene pördist puudu, aga vähemalt on lihtne parr. Ja Rainerisel ikka väga kaugele läks tegelikult. Aga ei ole probleeme, jah. Ja need comebackerid on tal täna hästi kukkunud. Jah. Nüüd siis Mats oma parri vormistamas. On ka 5 meetrit. Natukene siin, jah, eks need külmaolud ja vihmad ja... Ja täna oleme isegi päris palju näinud sellist siis ebaõnnestunud ka lühemama putte, et eks vihm teeb kindlasti oma töö ja kõik nii-öelda lisariietus samuti. Nii, Mauril siis pördi putt. Ja saab selle ilusti sisse ja jällegi kasvatab vahet. Jaa, et siit rajalt pördi on minu meelest nagu boonus pigem, et ma ei oskaks teda lugeda sellise lihtsa rajal. Jah, pigem keerulise pördi alla ta kindlasti läheb, et päris sükest, ütleme, mingit labast haiserit ei saa siin visata, et peab natuke selle kettajoonega oskama mängida. Ja Mats siis kahjuks ainsa poogiga. Aga oleme jõudnud 8. rajale, tegu siis par 3-ga ja pikkus 111 meetrit, et samamoodi siin kohe eelmisele rajale lisaks üks üsna keeruline par 3. Et siin jälle sellise lihtsa haiseriga kahjuks pördit ilmselt ei mängi. Nüüd Mauri mängib sükest vahvat haiserist püsti ja üle ja nüüd ka tagasi. Väga lahe vise oli see vise. Ja väga hästi tuli välja ka, et isegi pikaks. Usaldas paremasse äärde. Ma arvasin, et on täielik šänk. Siis tuli püsti, läks üle ja lõpuks läks veel täiesti pikaks ka. Et see päris huvitav emotsionaalne rollercoaster. Jah, aga ilmselt Mauri teadis täpselt, mis ta teeb. Ilmselt küll ja see ei ole olnud mitte mingit küsimust. Kaspar nüüd tagantkäega ma ütleks, et see vise on keerulisem. Ja väga süke jälle tüüpiline eksimus, et sinna natuke paremale üle ja suure tõenäosusega leiab par jälle stsenaariumiks on. Karla nüüd ütleme nii, et siis tagantkäega võib-olla lihtsam minna natukene, kuna vasakukäeline mängija.
ja aga käpi peab ikkagi selles suhtes tabama, et muidu siit seda Birdit ei mängi. Samas jällegi nii hullu reaktsiooni ei tulnud sealt, et pigem vist lükkas tee poole tagasi. Jah, aga kindlasti lihtne koht see ei saa olema, et sealt on veel ikkagi distantsi jäänud ja sealt ei pruugi vist korv isegi päris paista, aga vaatame pärast, mis Karla välja võlub. Üllatav on see, et Rainers siin tagantkätt mängib. See on tõesti huvitav, et miks ta oma head eestkätt ei kasuta, aga võib-olla on harjunud seda rada niimoodi mängimast, et ta käib ka ju suht tihti käib siin Jõulumäel mängimas. Jah, aga praegu see ise ennast ära ei tasu. Jah, kuigi ütleme nii, et tulemus 16-17 meetrit vist jääb puttida, et kas isegi jõudis nii lähedale? Jaa, seal oli see ringijoont oli näha siin, et okei, siis oli parem, kui ma arvasin. Aga jah, sellest suhtes ega ta nagu ideaalne koht ei ole, et seal on see suht palju mäest alla on seda putti, et ja nüüd Mats eksib ka sinna paremale, aga ma olen isegi näinud siin kunagi ühte viset. Ma kahjuks ei tule meelde, kes selle viske tegi, aga tiiala pealt tagant käega täiesti paremale ja see ketas leidis selle tee ja bullseyes ta maandus. Minu pakkumine on Chris Robin sirge. Chris mängib ikka mööda fairway'd. Jah, karuga. Nii, ja nüüd oleme siis jõudnud Karlani. Jah, siuke väike põksukas. Ja kus on ketas, kus on ka sealsamas. Ja mingisugune 5 meetrit jääb vist puttida. Jah, täitsa okei tulemus, et seal on ka tegelikult suht hea oskus seda ketast mitte hõljuma lasta, et muidu see hõljub sealt minema lihtsalt ja oledki 13 peale hakkad parri päästma. Ja just, et see korvi taga nii-öelda pinnas kaob sujuvalt järjest ära, et kui jõuga liialdada, siis ta päris kaugele läheb. No Rainers ilmselt läheb seda jällegi rannima, nii et arvata on, jah. Nii et põnev saab see üritus kindlasti olema. Kõrge kaarega. No ikka väga hea run. Päris lahe, jah. Aga Rainers muidugi ikkagi peab juba survestama ka Maurit nende runnidega, et Mauri siin nüüd on ikka normaalselt käima saanud ennast ja väga palju teistele poistele siin võimalusi ei paku. Ja juba 5. on see vahe siin Rainersiga, et ma usun, et Rainers ei taha seda üldse suuremaks lasta, et ja nüüd kui Mauri siit selle ringi äärest putil ära ka pani, et siis päris hea putt tegelikult. Ja nüüd Kaspar. Jällegi kahjuks eksimused. Natukene siin need on jah sellised alused eksimused, et riivab kette, alarauda, kõike särki-värki on, aga siis ei jää, et täpselt nii palju paremale ja vasakule, et nagu on korvis, aga tegelikult ei ole. Ja. Rainers saab parri kätte. Jep, Matsil on ka parriputt sealt lähedalt, Karlal on ka parriputt. Ilusti sisse ja Matsi vist on isegi lihtsalt sisse tõsta. Jah, põhimõtteliselt küll. Ja olemas. Jep. Ja liigume edasi järgmisele rajale, milleks on rada number 9, par 309 meetrit. See on see vana hea rada, kus võid viset valida ükskõik millist tahad. Pead lihtsalt lähedale viskama, et mitte väga hullult seal puttima hakata, et see on samamoodi, nagu sina rääkisid teisest rajast, on ju, siis see on samamoodi üks rada, kus alati tuul puhub. Ja see puhub miskipärast alati sealt sellel, ongi lagendiku poolt siis nii-öelda metsa poole. Ja kui sa putidki siit poolt vaadates, siis paremalt poolt putid sinna vasakule poole, siis enamasti sa putidki vastu tuules ainult ja selle jaoks peab suht julge olema, et kuskilt mingisugune näiteks 12 pealt rannida neid asju, et no aga siin korraldajad on teinud ka pikima putivõistluse, nii et ma arvan, et siin on poisid kindlasti näljas, et seda tiitlit võtma ka ja meil praegu ei oska öelda, mis see hetkene valitsev nii-öelda tulemus siin on, aga võimalus on see äkki üle lüüa. No Rainers peab ikka väga pika putisid panema. See oleks korralik, jah, mingisugune 78 meetrine putt. Jah, aga see oleks korralik, et pärast tulemusi vaadatakse ja sah 80 puttu kotti pandud. Ilmselt vist võidaks. Ei tea. Aga see nüüd selle
kiki kohta, siis see oli küll väga paha. jaa, Et sealt midagi ilusat ilmselt ei ole ja kui parriga maha tuleb, siis on ikkagi pigem väga hästi. jaa. Ja see on nüüd hästi nii-öelda tagantkäe dominantne rada jällegi, et eestkäega on võimalik, aga ta ei joonistu eestkäele nii hästi välja kui tagantkäel, et tagantkäel on täpselt see üleminev ja tagasi tulemise liin nagu ideaalne. Kas sina ei mänginud kunagi Suspe Forega seda rada? Ma arvan, ma olen enamus radasid proovinud Suspe Forega mängida, aga siis saad aru, et niimoodi ei mängita vist, Sulle lihtsalt tehti selgeks, et niimoodi ei mängita, sa muidu mängiks siiamaani. Ei tehtud selgeks, aga eks ise ka õpid kunagi oma vigadest. Aga mõne raha peal töötab hästi nüüd. Nii, Rainer, see ongi nüüd täitsa päris huvitav jah, et ega vist midagi suurt ei ole, jälle seesama tessu käes. See on kindlasti väga siuke tummine koht ka, et see kollane ongi tessu või? Tundub, et ongi tegelikult. Aga see ise oli ju Scramble'i tessu, ega igal ühel peab kotis olema midagi siukest. Ja nüüd Karla siis potentsiaalne pikima puti võitja äkki. Kandidaat, aga vist viskab alla, jah. Jah, ei ole mõtet siin närvidega mängida. Ma arvan, Kaspar läheb seda ikka rannima. Kaspar ei viska alla. Praegu on selles mõttes hea vaikne ilm ka ja healt või need õiged poolt saab rannida ka, et nagu kõrgemale puttida. Karla kõrvale. Jah, ma kujutan ette, et see võis olla päris frustreeriv, et kui putt ei ole hästi kerind ja siis paned kaugelt nagu ühe hea putti, mis napilt üle rauda läheb, et siis see võib-olla teeb isegi rohkem haiget kui see, et oleks seal näiteks ässa läinud. Et nagu justkui juba käes, aga samas ikkagi ei ole. Nende kaugete puttidega on minu meelest alati niimoodi, et kui sa näed ära, et see on täiesti sees, nagu see näiteks, väga hea putt jälle, et kui sa näed ära, et see putt on tegelikult sees ja siis ta näiteks läheb mingi alaraua kõige ülemisse serva ja kukub välja, siis see on valusam kui see, et sa viskad käest ära ja näeb tal ei ole võimalustki. Jah, et siis juba korraks tekib siuke lootusega. Ekstaas. Oota, kas Mauri nüüd saigi selle puti võistluse endale? Ei tea, peab Mauri käest küsima. Tundus, et selle mapi kaasa haaras, et ju siis läheb mõõtmiseks. Mats ka natukene veel tagasihoidlik. Ja Raineris ei võimalik parr päästa. Ja, tõesti väga vaikne on ilm selles suhtes, et nüüd on vihm ka järele jäänud, et päris head tingimused. Ja ilus, väga ilus parr oli see. Ja, pigem küll, et sealt midagi rohkemat ei andnud välja võidelda. Matsile ka parr. Ja, tundub, et teistel ka lihtsalt tõsta sisse parrid ja Mauri jällegi siis vahet kasvatab, nii et üsna kindel sammul on sammumas. Ja, et vaatame, mida see taga 9 meile toob. Ja tegelikult selle rajaga meil lõpebki esi9 ära. Skoorid on natukene Mauri kasuks, aga ei ole veel midagi otsustatud, et siin on 9 korral mängida. Nii et meie täname, et vaatasite esi9, tule kindlasti taga 9 vaatama, sest seal läheb lahinguks. Näeme!